10 aastat tagasi me kõik tutvusime. Alguse sai meie ühine ettevõtmine Werneri kohvikust. 5 aastat tagasi alustasime Gustavi brändiga. Ajaloos on olnud nii tõuse kui langusi, aga trend on olnud ülespoole. Täna on meil 5 kohvikut Tallinnas, 2 tootmist Tartus ja 2 restorani veel Tartus. Et selle kõigega siin majandame ja oleme üsna õnnelikud selle juures. Pigem tuleb lisa. Võib-olla ka need 2 tehast ei jää viimasteks tehasteks. Ja kindlasti me ei jää ainult Eesti turule, et vaatame ka piiri taha. Et esimesed tipusammud on selles suunas tehtud. Laenu me vajasime siis tehase laienemiseks, Gustavi tehase laienemiseks. See laenuvõtmise lugu oli selline, et eks me siin kasvame ja proovime hinnata, et mis see Eesti turg on ja kui me kunagi sinna selle tootmishoone nagu rajasime, siis me arvasime, et seda jätkub 5 aastaks. Ja siis läks 2,5 aastat mööda ja siis me nägime, et meil on kitsas ja siis oli jälle vaja laieneda. Ja sealt siis tuli see vajadus, et oleks tootmispinda juurde vaja veel nagu poole võrra ja seda tuleb sisustada, sinna tuleb seadmed sisse osta. Pöördusime pankade poole, Swedbank pakkus Euroopa Liidu seda laenuvõimalust. Tingimused olid väga head ja selle tõttu selle valisimegi, kuna me vastasime ka kriteeriumitele. Minu meelest on see isegi hea, et laenu taotlemisel innustatakse ettevõtjad natukene ette vaatama ja vaatama, et kus see laen nagu tagasi tuleb ja natukene oma riske hindama ja et selline läbimõtlemine on pigem kasulik. Tehases meil tänaseks töötab 70 inimest, et siis enam laenuvõtmist oligi 60 töötajat meil. Ma julgustaks neid, kellel on head plaanid lihtsalt nagu proovima, et kaotada ei ole tegelikult midagi, ainult kogemuse võrra rikkamaks saada. See ärategemine on tõesti mega oluline. Olles järjekindel ja ise oma asja nagu armastades, küll need võidud ka tulevad.